Siin Ülemiste jaamas tuleb nüüd väga tähelepanelikult vaadata silte, sest kõik rongid väljuvad uutelt perroonidelt, nimelt Rail Baltica jaoks ehitatud perroonidelt, kus esialgu küll sõidavad Elroni rongid, aga sellised need sildid on ja mul lubati viimase sildi, viimane see ise lahti lõigata, nii et tere tulemast siis rongidesse. Perroonile kõndimine natukene viisakam, kui ta siin vahepeal on olnud ja perroon on avar. Esialgu paistab küll tuult ja vihma päris korralikult siin, aga oi, seal on ka ikka varjualune. No, varjualune on parem kui enne, aga ei ütleks, et ta nüüd päris 4 seinaga oleks. Täna avati pidulikult Ülemiste jaama uued perroonid, need, mis on Rail Baltica terminali hoones ning sealt samast hoonest alustavad tulevikus oma teed Euroopasse Rail Baltica rongid. Varju on rohkem kui enne, aga varjualune lühike ning hoone ise puudub. Praegu peab olema igalühel vihma korral oma katus kaasas, nagu teil praegu. Millal tuleb siia päris hoone? Terminals kogu mahus valmib 2028 aasta lõpuks, et tänane siin on üks vaheetapp siis sellel teekonnal. Täna tulid avamisele 2 ministrit, Tallinna abilinnapea, mitme riigifirma juhid. Põhimõtteliselt ikkagi rong hakkab ühe perrooni äärest teise äärde sõitma. Rail Baltica on siit ikka väga kaugel, aga muusika mürtsub, ministrid tulevad kohale ja teevad nagu see oleks mingi suur saavutus. No aga kuskilt peab see algus tulema, selles mõttes, et iga suur projekt on etappide kaupa ja see etapp, mis täna käes on plaani järgi ja selles mõttes mul on väga hea meel. Kogu selle paigaga on Tallinna linnal suured plaanid. Esiteks rong, millega saab kohe Balti jaama, tramm, mis avab kogu kesklinna ja mitmed bussiliinid loomulikult. Aga mitte ainult linnaliinid, vaid ka maakonnaliinid, sest olgem ausad, see, et Kuusalust tuleb buss ja peab sõitma vanalinna taha, et saada liikuvussõlme, et see ei ole mõistlik. Lahtise küsimusena on veel kaugmaaliinid. Saan aru, et ministeerium ja praegune autobussijaam ei ole ühtset seisukohta veel kujundanud, et kuidas saaks näiteks Tartu bussiliiniga, et kas see tuleb ka siia, jääb ta vanasse kohta, mis sellest saab. Rail Baltica alguspunkt võib ju nüüd enam-vähem olemas olla, aga ühtegi rööbast veel maas ei ole. Lepingud on alla kirjutatud tervele trassile, ehitus käib, aga samas raha valmis ehitamiseks pole veel olemas. See nüüd, et kogu eelarve mahus rahalist katet ei ole, senimaani ei ole takistus, kuni me saame ajakavas püsida ja neid rahastotsuseid ka samm-sammult siis selleks tehakse. Samas alliansleppe on ju kogu trassi peale juba alla kirjutatud, kuidas seal siis rahaliste lubadustega on, mis sellest lepingust saabki, raha ei tulegi. No see on nagu iga lepinguga, et sellisel juhul tuleb panna leping pausile, aga meie täna elame teadmises, et siis järgmisete etappide rahastamine meile tagatakse. Taristuminister lubab, et küll tuleb ka raha. Nii olevat talle lubatud Brüsselis. Just eelmine nädal kohtusime Euroopa Komisjoni transpordivoliniku kreeklase Tsitsikostasega, kes kinnitas nii meile kui Läti ministrile, Leedu ministrile, et Rail Baltica on ka Euroopa jaoks prioriteet. Seda on alustatud, seda ehitatakse ja seda ei saa jätta pooleli. Selles mõttes see rahastus peab tulema, lihtsalt me ise peame olema ka tublid, et edasi ehitada ja rahastust küsida. Tänasel uute perroonide avamisel vabandati reisijate ees, kes pidid ümbertõstmise ajal lagedilt Tallinna sõiduks bussi kasutama. Eks aeg näitab, kas Rail Baltica kogu trass saab valmis rongiteena või tuleb osa tees sõita seal asendusbussiga.